Alustame 14. Mudel-Euroopa Parlamendi täiskoguga ja mul on suur au ette kutsuda Riigikogu esimees Eiki Nestor. Austatud juhataja, austatud noored, hommikut! Teil on täna selline huvitav päev, palju huvitavaid kohtumisi ja jutuks tuleb siis Euroopa. Ja selle päeva jaoks tahan teile kaasa anda järgmised lihtsad mõtted. Tänapäeva üleilmastunud maailmas saab Euroopa ja Euroopas olla edukas siis, kui Euroopa käitub ühtselt. Vastasel korral see globaalne konkurents maailmas, milles me osaleme, osutub selliseks, kus Euroopal on keeruline oma kõrget elukvaliteeti hoida. Ja selles mõttes on kahetsusväärne, et selles uues maailmas on meil ka Euroopas inimesi, kes seda üleilmastunud ja avatud maailma kardavad. Neid ei saa hukka mõista sellel lihtsal põhjusel, et nad ei tunne ennast tugevalt, nad on kaotanud kindluse, nad ei tea enam, mis neist järgmine päev saab. Nii et paraku, et Euroopa oleks ühtne, peame me siin vaidlema erinevate lamedamaa pooldajatega, kes püüavad inimestele selgeks teha, et on võimalik eralduda, omaette olla ja nii edukas. Tegelikult on see võimatu. Ja nii nagu ei saa rahvahääletusel otsustada, kas maakera on ümmargune või lame, on isegi ükskõik, mis tulemuse see annab, maakera on ju ikka ümmargune. Lamedaks ta sellest ei muutu. Seetõttu need tendentsid, mis Euroopas on, kus püütakse tekki oma peale tõmmata, on kõik miinusmärgiga ja miinusmärgiga ka meile. Eesti selles kohas maailmas, kus me asume, geopoliitiliselt saab olla edukas siis, kui meil on sõbrad, kui meil on liitlased. See on meie iseseisvuse elukindlustus, sellised mõisted nagu Euroopa Liit ja NATO. Ja meie seisukohalt on äärmiselt kurb, kui näiteks britid seal oma teada otsustasid aastaid tagasi, et neil ei ole enam Euroopat vaja. Ega sellest midagi muud ei juhtugi, aga sellest ühtsest toimivast mehhanismist lihtsalt sellest vundamendist üks kivi kaob alt. Nii et soovin teile ilusat mõttetööd, aga teadke siis, et Eesti huvides on ühtne, avatud, kaasaegne Euroopa, mida rohkem koostööd, seda paremad on tulemused ja seda parem on elu nii Eestis, Helsingis, Stockholmis, Riias, Berliinis, Pariisis kui ka muuses Londonis. Nii et olge tublid ja lõpetuseks, nii nagu ikka, hipide põlvkonnalt hipsteritele, peace! Suur aitäh! Omalt poolt sooviksin ka teile öelda, et tere tulemast Riigikokku ja võtke seda võimalust, et teha midagi konstruktiivset ja midagi head. Üritage panustada teiste komisjonide resolutsioonidele ning oma sõnavõttudes üritada panustada arutelu edasiviimisesse, mitte rünnata teiste resolutsioone. Selle mõttega ma tahaksingi alustada ja kutsuda ette esimese komisjoni, sotsiaalkomisjon. Võite tulla istuda sinna komisjoni kohale.
Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Palun tõsta oma riigisilt. Kreeka. Võid tulla siia ette pulti. Aitäh, austatud president, sõna eest. Kinnitab kampaania loomise eesmärkidega tuua välja naiste ja meeste võrdsuse olulise kogu ühiskonnale, arendada arutelu palgalõhe teemal, julgustada inimesi ise võrdsuse eest välja astuma koos nõuandega, kuidas seda teha, kehtestab firmadele kohustuse koostada tööliste palkade kohta auditid ning edastada andmed EIGE-le, annab nõusoleku rahastada firmajuhtidele ja tööandjatele suunatud koolitusi, mille sisuks on ühtlase soojaotusega kollektiivide eeliste väljatoomine, määrab algselt kohustusliku mõlema vanema vahel võrdselt jaotatud, kuid mõjuva põhjuse puhul ümber kohandatava lapsepuhkuse, mis on täielikult tasustatud, nõuab tungivalt liikmesriikidelt kõigile kättesaadavaid võimalusi turvaliseks lapsehoiuks, julgustab positiivsete eeskujude kampaaniaid edukatest naistest juhtivatel kohtadel või stereotüüpsetel meestealadel, toetab võrgustiku loomist naistele, kes töötavad mitte stereotüüpsetel aladel, et julgustada aladel juba töötavate naiste astumist mentoriks alustatavatele sama valdkonna naistele, tunnustada ja toetada juba eksisteerivaid ühinguid, mis toovad kokku valdkondades töötavad naised, kajastada toimuvat meedias ja koolides, et tutvustada naistele toetusvõrgustike olemasolu. Kutsub üles jagama stipendiume naistele, kes asuvad õppima meeste domineeritud valdkondadesse. Palub tööandjatel võimaldada lapsepuhkusel olevatele töövõtjatele paindlikku töögraafikut, et tööalane areng jätkuks. Toetab veebilehe loomist, mis toob välja informatsiooni firmade peresõbralikkuse kohta, motiveerides tööandjaid tingimusi parandama, et mitte takistada naiste arenemist karjääris seoses perekonna eest vastutuse võtmisega. Kinnitab firmadele preemia maksuvabastuse näol selle alusel, kui palju on juhtivatel kohtadel kõrgharidusega naisi. Tuletab täiendavalt meelde seaduse kinnistamist, mis keelab tööintervjuudel inimese eraeluga seotud informatsiooni küsimise. Kiidab heaks tööintervjuude salvestamise, et kaebuste korral esitada salvestus vastavatele organisatsioonidele, näiteks EIGE. Kutsub üles panema firmadele kohustuse läbi viia anonüümne audit, mis uurib töötajate seisukohti naistöötajate ja juhtide suhtes. Kutsub üles ülikoole õpetajaks õppijate hariduses pöörama tähelepanu soorollide kinnistamise vältimisele. Toetab projekte tüdrukutele ja noortele naistele, mis on suunatud juhtimise ettevõtlusoskuste arendamisele. Kutsub üles firmasi koostama kollektiivlepinguid, kus on mainitud soovituslikud tingimused, mis peavad olema täidetud, et töövõtja saaks küsida palgatõusu. Kutsub üles kõiki liikmesriike jätkama kampaania Valge lind toetamist ja selle kohta info levitamist. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Võid naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib ette kanda avakõne? Belgia. Aitäh, austatud president ning asepresidendid, lugupeetud kaasdelegaadid ning külalised. Mida me mõtleme soolise võrdõiguslikkuse all? Sooline võrdõiguslikkus laiemas mõttes tähendab sellist olukorda ühiskonnas, kus kõik inimesed on vabad arendama oma võimeid ja tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid ning stereotüübid. Kahjuks aga praeguses olukorras konservatiivsed ühiskondlikud vaated ja inimeste tagurlik mõtteviis raskendavad naiste tõusu karjääriredelil. Paljud naised puutuvad kokku niinimetatud klaaslaega, mis tekib stereotüüpide ja naiste positsiooni tõttu ühiskonnas ja mis takistab nende pääsemist juhtivatele kohtadele. Euroopa Liidus naised teenivad vähem raha kui mehed sama töö eest ja keskmine palgalõhe on 16%.
Samuti tihtipeale kasutatakse ema, mitte isa puhkust. Ja seda tõestab ka statistika, et ainult 66% emadest väikeste lastega töötavad võrreldes 89%-ga isadest. Aga mis siis võib Euroopa Liit ette võtta ja milliseid lahendusi Sotsiaalkomisjon oma resolutsioonis pakub? Esimene, toetusprogramm naistele meeste domineerivates valdkondades, mille hulka kuulub mentorite ja stipendiumide programmide rakendamine ning juba eksisteerivate ühingute toetamine, mis aitavad ja toovad kokku naisi ühes valdkonnas. Teine, paremaid võimalusi töö ja perekonna ühendamiseks, mille raames näiteks on lapsepuhkus võrdselt jaotatud ning täielikult tasustatud. Samuti luuakse võimalused turvaliseks lapsehoiuks ja toetatakse firmade peresõbralikkust. Kolmandaks, naiste mõjuvõimu suurendamine, mis puudutab nii täiskasvanuid kui ka alaealisi, mis on väga oluline sellepärast, et on vaja üheaegselt naiste praegusest seisukohta muuta ja noort põlvkonda juba teistmoodi kasvatada. Selle eesmärgi saavutamiseks pakume välja niinimetatud edukate naiste kampaania korraldamise. Selle eesmärgi saavutamiseks pakume tüdrukutele häid eeskujusid. Samuti pakume toetada projekti noorematele naistele, mis on suunatud juhtimis- ja ettevõtlusoskuste arendamiseks, mis tulevikus võimaldaks neil muutuda enesekindlamaks ja iseseisvamaks. Ja siis neljandaks, diskrimineerimise vähendamine. Selle vähenemise tagab koolitused tööandjatele ja audiitide palkade kohta koostamine, mis garanteerib mingil määral kontroll EIG poolt ning kollektiivlepingud, mis tagavad nii naistele kui ka meestele võrdsed võimalused palgatõuse saamiseks. Lugupeetud kaasdelegaadid, 90 eurooplasest arvavad, et soovõrdõiguslikkuse populariseerimine on tähtis selleks, et tagada aus ja demokraatlik ühiskond. Sotsiaalkomisjon usub võrdseise võimaluseise ja me usume, et olukord võib muutuda meie resolutsiooni pakutud lahenduste abil. Aitäh! Aitäh, võid naasta oma kohale. Sotsiaalkomisjoni resolutsioonil on saabunud ka üks tekstiline muudatus, mis muudab sättes number 11 sõna maksuvabastus maksusoodustuseks. Palun kõikidel delegaatidel teha vastavad muudatused. Muudetud säte number 11 on järgnev. Kinnitab firmadele preemia maksusoodustuse näol selle alusel, kui palju on juhtivatel kohtadel kõrgharidusega naisi. Antud resolutsioonil on saabunud ka üks sisuline muudatusettepanek. Soovin ette kutsuda selle esitaja Laura-Sofia Tohveri. Ettepanek on asendada säte uue sättega, mis loeks järgnevalt. Toetab projekte, säte number 16, asendada sättega. Toetab projekte, mis on suunatud kõikidele indiviididele seoses juhtimis- ja ettevõtlusoskuste arendamisega. Aitäh, proua president. Austatud president, asepresidendid ja kaasdelegaadid. Mina sooviksin viia sisse muudatuse sisulises sõnastuses sotsiaalkomisjoni sätte number 16 osas. Algselt on öeldud, et toetab projekte tüdrukutele ja noortele naistele, mis on suunatud juhtimis- ja ettevõtlusoskuste arendamisele. Saan loomulikult aru sellest, et mehi juhtidena ja ettevõtjatena on maailmas rohkem, aga mina ei näe, kuidas see lahendab probleemi naiste ja meeste võrdsuse osas, kui luua naistele selle jaoks eraldi projekt. Selle teemaga peaksid tegelema ikka inimesed, keda see huvitab ja vahet ei ole, kas tegu on mehe või naisega. Põhiline oleks, et kõik isikud on oodatud. Seetõttu ma leian, et võiks toetada projekte, mis on suunatud kõikidele indiviididele seoses juhtimis- ja ettevõtlusoskuste arendamisega.
Samuti leian, et just nii suureneks võrdsus meeste ja naiste vahel, kui nad koos töötaksid ja areneksid ning mõlemal oleksid võrdsed õppimise võimalused. Nii on naisel näha, et kas ta tõesti erineb oma oskuste ja võimete poolest mehega ja samuti on võimalus mehel näha, et naine võib samamoodi osata midagi juhtida ja võib-olla räägiksid nad rohkem palgalõhe teemal kaasa. Samuti minu meelest stereotüüpne on mõelda, et naised on vähem enesekindlusega ja ainult neile tuleks tähelepanu pöörata. Seega rohkem kasu tooks minu meelest toetada projekte, kuhu kõik on oodatud, sest nii on võimalik sätestada võrdsust. Aitäh! Palun jääda kõnepulti ja nüüd on võimalus esitada küsimusi muudatusettepaneku esitajale. Küsimusi võib küsida ka komisjon. Küsimuste küsimine Riigikogus on ka üks asi, millest peaks rääkima. See käib niimoodi, et te vajutate selle puldi peal seda nuppu, kus te soovite sõna. Väga hea, keegi on sellega hakkama saanud. Läti, 34. Suur tänu, proua president. Ma tahaks küsida, et kas te ei arva, et projektil, mis on suunatud mõlemale soole, tekivad täpselt samasugused probleemid, mis ka üldiselt praegu siis selles erasektoris toimuvad, ehk siis mehed hakkavad seal domineerima ja naised ei tunne ennast ikkagi sinna oodatuna. Mis tähendab, et üldiselt, kui me tekitame seda koolitust mõlemale soole, siis see tegelikult ikkagi ei tegele selle probleemiga, mida sotsiaalkomisjon tahab tegelikult lahendada. Võite vastata. Aitäh, proua president, et tegelikult ongi selle projekti mõte, et öelda ka mehele, et lase naisel ka näiteks rääkida. Et kõikidel on võimalus seal rääkida, et ei ole nii, et mees hakkab nüüd domineerima ja kellelgi seal pole, et naistel pole sõnaõigust. Ja mina leian, et tegelikult tegelekski probleemiga see, kui nad saaksid, kui neil oleks võimalus koos töötamisel ja sõnaõigus siiski tuleta meelde on kõigil. Aitäh! Kas täiskogust on veel küsimusi? Kas komisjonist on veel küsimusi? Rootsi komisjonist. Kas palun saaksite kasutada mikrofoni? Ja püsti ka tõusta. Aitäh, lugupeetud president. Mina leian, et sellise projektiga ei võtaks me poistelt ega meestelt sõnaõigust ja arvan ka seda, et hetkel noormehed, mehed ja poisid on eelisseisundis, mis puutub juhtimisse ja ettevõtlusoskustesse. Seega, kui arendada eraviisiliselt, ehk siis mitte koos poisse ja tüdrukuid, vaid esmalt veidi ka tüdrukuid ja noori naisi, tekiks ka situatsioon, kus nad on mõlemad võrdses seisus, oskavad mõlemad saada hakkama olukordades, kus on vaja juhtimise ettevõtlusoskusi, ilma et naised peaks muretsema selle pärast, kas neil on võrdne sõnaõigus. Saaksite selle sõnavõttu kokku võtta küsimusega? Vabandust, kas te saaksite korrata? Kas saaksite esitada küsimuse? Kas te ei arva, et on vaja kõigepealt eraldi aidata naisi ja noori neidusid, et nad saaksid konkureerida adekvaatselt selles valdkonnas poistega? Võite vastata. Aitäh, proua president, et tegelikult ma arvan, et kui me muudaksime sõnastuse kõikidele indiviididele, siis see annab ka teile võimaluse korraldada eraldi projekte, kas ainult naistele ja meestele. Aga mis minu meelest jääb praegu kuidagi mulje on ikkagi see stereotüüplikkus, et meestel on alati rohkem võimalusi ja et naised on alati vähem enesekindlamad. Minu meelest on tegelikult ka võib-olla mees vähem enesekindel ja ta ei saa hakkama. Võib-olla see just nagu, kuidas öelda, tooks pigem nagu inimesed kokku ja nad saaksid koos võib-olla see enesekindlust juurde. Et tegelikult, kui me muudaksime sõnastust, siis annabki teile selle võimaluse teha ka neid eraldi. Võtame veel ühe küsimuse täiskogust. Kui seda ei ole, siis palume naasta kohale muudatusettepaneku esitajal. Kes komisjonist soovib esitada kõne vastuseks? Prantsusmaa.
Lugupeetud president ja asepresidendid, austatud komisjoni esimehed, delegaadid, sotsiaalkomisjon otsustab muudatusettepaneku vastu võtta. Leiame, et see on tõesti õigustatud, et juhtimisoskusi võivad arendada nii mehed kui ka naised koos, et soodustada ühtset ja efektiivset juhtimist ja koostööd. Üks väga oluline mõte sotsiaalkomisjonil on tõesti mitte ainult võrdsuse tagamine, kuigi ka see on väga oluline, vaid ka efektiivne juhtimine ja võimalikult hästi korraldatud ühiskond. Ja kuna me ei eita seda, et naised ja mehed on tegelikult erinevad, mehed kipuvad olema julgemad, otsustavamad ja enesekindlamad ning mõtlema rohkem lühikese perspektiivi peale, olema karismaatilised, ning naised pigem on hoolivad tiimist ja mõtlevad pikema perspektiivi peale, olles ettevaatlikumad, siis on nende kahe ühendamine kõige parem viis tagada toimiv ühiskond. Seetõttu täname ettepaneku eest ja võtame selle vastu. Aitäh! Aitäh! Nüüd paluksin kõikidel komisjoni liikmetel naasta hääletamiseks oma istekohtadele. Tuletan meelde, et muudatusettepaneku puhul on võimalik hääletada ainult poolt või vastu, erapooletuks jäämise võimalust ei ole olemas. Võite hääletada. Viiekümne poolthääle ja 9 vastuhäälega on see muudatusettepanek vastu võetud. Palun teil kõigil teha vastavalt parandused oma resolutsioonides. Nüüdsest loeb säte number 16. Toetab projekte, mis on suunatud kõikidele indiviididele seoses juhtimise ja ettevõtlusoskuste arendamisega. Lisatud on siis kõikidele indiviididele. Kui muudatused on tehtud, palun komisjonil naasta oma kohtadele siin ees. Edasi liigume avatud debati juurde. Kellel üldkogust on küsimusi komisjoni kogu resolutsiooni kohta? Rootsi 53. Tahaksin küsida sotsiaalkomisjoni 4. klausli kohta. Kohustusliku lapsepuhkuse laiali jagamine naiste ja meeste vahel. Tahaks teada, et kas tegemist ei ole liiga kinnistava ja pigem liiga vabadust piirava otsusega? Eriti arvesse võttes, et me eemaldaks naistelt kui ka meestelt võimaluse jääda täielikult puhkusele, kui nad teda tahaksid, ning piirates teisel poolel oma võimalust karjääri tööturul arendada. Aitäh! Kes komisjonist soovib vastata? Itaalia. Aitäh, lugupeetud president. Selles suhtes me arvame siis niimoodi, et nagu me oleme ka märkinud, siis mõjuva põhjuse puhul on võimalik lapsepuhkust ümber kohandada ja et see on siis tegelikult ka kahe vanema vahel siis enda otsustada, kuidas nad seda teevad. Siis lapsepuhkuse mõte ongi ka selles, et mõlemad vanemad saavad oma lapsega koos olla ja nagu ka me mainime 9. sättes, siis tegelikult me palume ka tööandjatel võimaldada lapsepuhkusel olevate töövõtjatele kas või osalist paindlikku töögraafikut, et nad ei peaks ohverdama oma karjääri selle nimel, et saada aega veeta koos oma perekonnaga. Aitäh!
Kas sellel teemal on üldkogust veel küsimusi? Kui teie küsimusi ei ole sellel teemal, siis palun võtta ära oma pult sellest järjekorrast. Prantsusmaa 48. Aitäh, proua president. Minul on selline küsimus, et teil on kirjas klauslis B1, et nad ohverdavad võimalusi karjääris. Mul on küsimus, milliseid võimalusi? Aitäh. Vabandust, kas saaksid täpsustada, mis klauslist käib jutt? Klausel B esimene. Kes komisjonist soovib vastata? Holland. Aitäh, lugupeetud president. Mõtleme eelkõige selle all võimalusi, mis on seotud edasiarenemisega töökohaväliselt. Näiteks kui on mingisugused kohtumised peale ametlikku tööaega, kus naised tihti saavad vähem osaleda, sest neilt oodatakse suuremat panustamist perekonnas. Seetõttu võrdsuse saavutamiseks tahame just rõhutada neid firmasid. Aitäh. Kas sellel teemal on veel küsimusi? Horvaatia 11. Aitäh, lugupeetud president. Minul on küsimus klausli number 2 kohta ja nimelt siis selle auditi kohta. Teil on lisas 1 kirjeldatud, et audit peab sisaldama töövõtja vanust, tööülesandeid ja palka, aga teie resolutsioon on vägagi keskendunud soolisele ebavõrdsusele. Mul tekkis siis küsimus, et miks te ei taha auditi abil siis teada saada ka selle kohta, et miks te ei ole sugu küsinud? Kes komisjonist soovib vastata? Itaalia. Aitäh, lugupeetud president. Selle all, mis mõtlemegi seda, et audititega abil me saame teada siis, milline on siis palgalõhe probleem, me saame selle kohta faktid ja me sooviksime ka siis neid auditeid, et infot uuendatakse, me saame teada täpse olukorra ja niimoodi me saamegi aidata siis ebavõrdsusega, kuna me saame kätte info ja selle järgi saame me mõelda siis, kuidas seda lahendada. Ja audititega siis me saame selle kätte, me saame teha asju, me saame võtta samme, et siis me teame, kui suured on probleemid, mis naistega siis on seal, kas sellel alal on üldse palgalõhe ja kui suur see on. Aitäh. Horvaatia 11 võib küsida jätku küsimuse. Aitäh, lugupeetud president. Te ikkagi ei vastanud mu küsimusele. Lisas 1 on öeldud, et audit peab sisaldama töövõtja vanust, tööülesandeid ja palka. Seal ei ole mainitud, et see peab sisaldama töövõtja sugu. Ja minule jääb ebaselgeks, et kuidas te saada andmeid palgalõhe kohta meeste ja naiste vahel, kui te ei küsi, kas töötaja on mees või naine. Komisjonist veel üks lühike vastus. Julgustan kõiki liikmeid olema aktiivsed. Poola. Aitäh, lugupeetud president. See on järelikult siis lihtsalt ebaselge sõnastus, sest ilmselgelt on meil selle teadmiseks vaja ka töötajate sugu. Selge. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Läti 33. Aitäh, austatud president. Küsiksin klausli 11 kohta. Et kas te ei arva, et selline preemia maksusoodustuse näol, et seda ei oleks võimalik kurjalt ära kasutada? Kes komisjonist sooviks vastata? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid olema aktiivsed. Kas täiskogust keegi sooviks rääkida
komisjoni poolt? Okei. Rootsi komisjonist. Aitäh, lugupeetud president. Nõustume, et kindlasti on olemas iga klausli puhul võimalus seda kurjalt ära kasutada, aga meie eesmärk on hetkel see, et juhtivatel kohtadel oleks üldse kõrgharidusega tõepoolest mitte ainult naisi, vaid ka mehi. Meie eesmärk on see, et väärtustataks kõrgharidust. Kuna sellest johtub probleem on see, et juhtivatel kohtadel on vähe kõrgharitud inimesi, eriti naisi. Seega võib tõesti juhtuda, et kõrgharidusega naisi võetakse rohkem maksusoodustuse pärast, aga ometi, kui on juhtivatel kohtadel kõrgharitud inimesi, siis minu arvates ja meie komisjoni arvates see parandaks olukorda. Kas kellegi täiskogust on veel küsimusi klausli 11 kohta? Kui teil ei ole küsimus klausli 11 kohta, siis võtke palun ära oma nimi sellest järjekorrast. Läti, 34. Suur tänu, proua president. Minul on praktiline küsimus selle kohta, ehk siis kuidas maksusoodustus hakkab välja nägema, sellepärast, et minu teada Euroopa Liidul ei ole otsest rolli ega ka autoriteeti maksude määramises, kuna seda otsustavad riikide endi valitsused. Ehk siis mul tekib küsimus, et kuidas saab Euroopa Liit üldse maksusoodustust läbi viia? Kes komisjonist sooviks vastata? Itaalia. Aitäh, lugupeetud president. Sellisel juhul on jällegi siis probleem natuke halvemas sõnastuses. Me pigem soovitaks, et firmad teevad seda ja riigid viivad sisse siis selle muudatuse, et me ei saa kinnitada, et see päris kindlasti juhtub. Muidugi me loodaksime, et mingi muutus tekib, aga alati ka, kui on mingi parem lahendus selle probleemime, siis me muidugi tahaksime seda kuulda. Võtame täiskogust veel ühe küsimuse maksusoodustuse teemal. Ungari, 65. Tervist. Minul on küsimus... Vabandust, kas 65 saaks panna ennast uuesti järjekorda ja siis... Pane ennast uuesti järjekorda ja sulle antakse uuesti mikrofon. Aitäh, proua president, et minul maksusoodustuse kohta küsimusi ei ole, aga minul on küsimus... Vabandust, sellisel juhul me hetkel räägime sellest maksusoodustuse teemast. Kas saaksid ennast jätta järjekorda ainult need, kellel on maksusoodustuse teemal küsimus? Saksamaa, 56. Selge. Ungari, 64. Aitäh, proua president. Minu küsimus on punkt 16 kohta, mis sõnastab niimoodi, et toetab projekte tüdrukutele, noortele, naistele, mis on suunatud juhtimise ja ettevõtlusoskuste arendamisele. Vabandust, mul on tunne, et see pole maksusoodustusega seotud küsimus, aga sellisel juhul lihtsalt küsi ja liigume uue teema edasi. Miks reklaamida valdkondi, millest naised ei ole ilmselgelt huvitatud? Puhas näide on praegu meie sotsiaalkomisjon ja meie majanduskomisjon. Kas me ei peaks reklaamima, toetama neid valdkondi ja reklaamima neid valdkondi inimestele individuaalpõhjal, millest nad on huvitatud ja mida nad tahavad õppida ja millest nad tahavad karjääri teha? Aitäh! Ungari. Aitäh, lugupeetud president. Esiteks ma tahaks mainida, et see klausel on muudetud. Te lugesite ette vana versiooni, kas te ei pannud tähele? Teiseks tahaks öelda, et tihtipeale ei ole suunatud asi seotud huviga, vaid pigem sellega, et naistel on raskem neile töökohtadele jõuda, mis on juhtivatel aladel. Ja meie eesmärk on just seda vähendada. Kas kellelgi on veel sellel teemal küsimusi? Näiteks kajastab seda teemat ka klausel 8.
Saksamaa 56. Ei ole jätkuvalt sellel teemal küsimust, aga kas ma võin esitada küsimuse OSCE 10 kohta? Lugupeetud president. Lõpetaks ära selle eelmise teema enne, kellel on küsimusi klauslite 8 kohta või üleüldiselt teemade kohta, kus antakse naistele võimalusi, mida meestele ei anta, siis palun jätke ennast sinna sõnavõtu järjekorda. Kui ei, siis võtke ennast sealt järjekorrast ära. Hispaania 14. Aitäh, proua president. Minu küsimus on, et kas ainult naistele stipendiumi pakkumine mitte just ei ebavõrdsusta meie soovahelist tasakaalu? Mis saab siis meestest naiste domineerivatel aladel? Kas nendele pakutakse samuti stipendiumi? Horvaatia. Aitäh, lugupeetud president. Sellele vastu ütleme seda, et meie stipendiumite jagamise mõte naistele oleks vaid ajutine ning kui me näeme, et probleem hakkab liikuma lahenduse poole ja naiste ja meeste ebavõrdsus nendel aladel ei ole nii suur, siis me oleme nõus jagama neid stipendiume ka teistele. Aitäh. Kas kellelgi on veel sellel teemal küsimust? Holland 18. Aitäh, proua president. Siis küsimus komisjonile, et kas te ei leia, et meestevastane diskrimineerimine, mida teie resolutsioon tahab siin saavutada, läheb vastu Euroopa Liidu põhiväärtustega ehk soolise võrdõiguslikkusega? Aitäh. Kes komisjonist sooviks vastata? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid olema aktiivsed. Kas täiskogust on keegi, kes sooviks rääkida komisjoni poolt? Kui jah, siis tõstke oma riigisilt. Täiskogust Läti 34, kas saad panna ennast mikrofoni sõnavõtu järjekordega? Suur tänu, proua president. Mina tahaks märkida, et sellises olukorras see ei ole seesama diskrimineerimine, sest et me kõik peame tõdema fakti, et naistel on hetkel ebavõrdne olukord nendel üldiselt siis erasektoris või ka siis näiteks mingisugustel teadusaladel. Seetõttu ongi vaja soosida nende sisenemist sinna ja üldiselt selle soosimine nende projektide läbiviimine, kus me tahame julgustada naisi rohkem ka osalema nendel aladel, ei saa pidada kui meeste vastu diskrimineerimist. Mehed, kellel juba niikuinii on väga palju autoriteeti ja ka ühiskondlikku staatust ja ka sotsiaalset staatust nendel aladel. Aitäh. Liigume edasi uue teema juurde. Kes täiskogust sooviks esitada küsimusi? Portugal 43. Aitäh, lugupeetud president. Minul on küsimus punkti K kohta. Kuidas on seotud naiste ebavõrdsus tööturul seksuaalvägivallaga? Aitäh. Kes komisjonist sooviks vastata? Malta. Suur aitäh, austatud president. Leian, et naised tihtipeale ei julge välja tulla probleemiga, kui meeskolleegid on neid seksuaalselt ahistanud, sest nad tunnevad võib-olla, et neid ei võeta tõsiselt ja see viib ka teiste probleemideni, näiteks, et nad ei julge küsida juurde palka ja see muudab nende mõttemaailma võib-olla jäädavalt. Aitäh. Kas Portugal 43 sooviks jätku küsimust? Kas saaks mikrofoni Portugal 43-le? Jah, aitäh, proua president. Me ikkagi ei saanud aru, et
te olete siin maininud ära, et töövaldkonnas kehtestamine ja konkureerimine, ma eeldan, et käib ka selle alla, et ikkagi, kuidas on see seotud seksuaalse vägivallaga. Ma saan ära kasutamisest, aga vägivallast on minu arust asi väga kaugel. Aitäh. Holland. Aitäh, lugupeetud president. Seksuaalvägivald on otsene väljund sellest, et naisi ei austata. Ja kuidas see võib takistada, ma võin tuua ühe näite, on see, et naised ei julge ja ei taha olla üksinda juhtivatel kohtadel olevate meestega ühes ruumis või siis neile tehakse pakkumisi inimeste poolt, kellel on võim nende karjääri üle, siis et nad peaksid ennast pakkuma. Aitäh. Võtame täiskogust küsimuse uuel teemal. Itaalia 22. Aitäh, proua president. Klausel 14 kutsub üles panema firmadele kohustuse läbi viia anonüümne audit, mis uurib töötajate seisukohti naistöötajate juhtide suhtes. Ma tahaks küsida, kuhu läheb see info edasi, mida tehakse selle infoga, kes seda hakkab analüüsima ning missugune võib-olla on pärase mõjutamismehhanism firma peale? Malta. Aitäh, austatud president. See informatsioon läheks edasi näiteks EIGE-le ehk siis Euroopa võrdõiguslikkuse instituuti ja see analüüsib seda sellel määral, et saab teada üldisi seisukohti ning aitab otsida sellele tulevikus lahendusi. Aitäh. Kas erinevate auditite ja kontrollide kohta on veel küsimusi täiskogust? Kui ei, siis palun võtke ära oma see number sõnavõtu järjekorrast. Horvaatia 11. Aitäh, lugupeetud president. Mul on siis küsimus selle sama klausli 14 suhtes. Et kui teil on eesmärgiks saada teada, mida arvatakse naistöötajatest ja juhtidest, oleks võib-olla ka vajalik ju neid võrrelda nende arvamustega, mis on meestöötajate juhtide suhtes. Et miks teil ei ole seda siin täpsustatud või miks teil ei ole lihtsalt, et uurib töötajate seisukohti teiste töötajate ja juhtide suhtes? Miks ainult naistöötajate? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid olema aktiivsed. Ungari. Aitäh, lugupeetud president. Töötajad hõlmavad nii naisi kui mehi, mis tähendab, et me tahame mõlemat arvamust teada saada. Me tahame teada saada, mis naised arvavad teiste naiste juhtimisest, kui ka sellest, mida mehed arvavad naiste juhtimisest ja vajadusel seda muuta. Et naised on ikka võimekad ja naised võivad olla juhtivatel kohtadel ja saavutada seal edu. Aitäh. Kas täiskogust on veel küsimusi? Itaalia 25. Aitäh, lugupeetud president. Et küsimus oleks selle muutmise kohta, mida just mainiti. Et missugused muutused saaks siis läbi viia nende andmete põhjal? Aitäh. Kes komisjonist sooviks vastata? Julgustan taas kord kõiki komisjoni liikmeid olema aktiivsed. Itaalia. Aitäh, lugupeetud president. Selle all me siis soovimegi kas anda edasi kursusi, teha kampaaniaid, et siis julgustada naisi olema juhid ja näitama ka meestele, kes ei usu sellesse, et inimesed ikkagi on siis võrdsed ja kõik on siis võimelised olema juhipositsioonidel ja tegema kõiki töid. Aitäh. Kas Itaalia 25 sooviks jätkuküsimust? Kas
saaks sõna Itaalia 25, palun. Aitäh, lugupeetud president, et antud vastus oli küll väga ilus, printsiididele vastav, kuid see konkreetselt ei maininud, et kuidas see on seotud nende andmetega. Et mis nende andmetega konkreetselt tehakse, kuidas need andmed siis parandavad naiste olukordi? Kas keegi täiskogust sooviks võtta sõna komisjoni toeks? Kui jah, siis palun pange ennast sõnavõttu järjekorda ja andke ka selle riigisildiga märku. Kes komisjonist sooviks sõna võtta? Ungari. Aitäh, lugupeetud president. Ma suutsin juba küsimuse ära unustada, kas võiks korrata? Küsimus oli, et kuidas muudaks andmete kogumine paremaks muutuste läbiviimise? Aitäh, lugupeetud president. Andmete kogumine muudaks selle selgemaks, millistel kohtadel inimesed võib-olla ei usu nii väga naiste juhtimisvõimetesse ja millised inimesed just usuvad ja siis teisi inimesi nagu nende jälgedes innustama käima, et tõestada, et naised siiski võivad olla juhtivatel kohtadel ja need andmed kindlasti oleks väga palju abiks, sest praegu me ei tea, milliste eluvaldkondade inimesed seda pooldavad ja millised mitte. Aitäh. Võtame veel viimase uue teema täiskogust. Itaalia 23. Aitäh, proua president. Minul on küsimus 10. klausli kohta. Toetab veebilehe loomist, mis toob välja informatsiooni firmade peresõbralikkuse kohta. Kust me täpsemalt selle informatsiooni saame ja kuidas me saame veenduda, et see on tõene? Malta komisjonist. Suur tänu, proua president. See on taaskord viide EIGE-le, ehk siis kõik see informatsioon on tõene tänu sellele, et see tuleb EIGE-st ning annab lihtsalt hea ülevaate ja ma arvan, et need firmad on ise huvitatud sellest, et seal oleks nende kohta positiivset tagasisidet, sest et vastasel juhul kahjustab see ju ainult firma mainet. Aitäh! Kuna avatud debati aeg hakkab otsa saama, tahaksin veel juhtida viimaseks tähelepanu klauslile 17 ja võtaksin küsimusi selle klausli kohta. Kui teil küsimust selle klausli kohta ei ole, siis palun võtta ära ennast sellest sõnavõtu järjekorrast. Portugal 43. Aitäh, proua president. Te ütlete siin, et te kutsute üles firmasid koostama kollektiivlepinguid, kus siis on mainitud soovituslikud tingimused. Me võime need lepingud teha ja need tingimused kirja panna. Kuidas me saame eeldada, et ka siis tööandjad nendest tingimustest kinni peavad? Aitäh. Holland. Aitäh, lugupeetud president. Seda, kas tööandjad nendest tingimustest kinni peavad, me nii täpselt kontrollida ei saa, aga leiame, et ka ei pea, sellepärast, et selle klausli kollektiivlepingu eesmärk on andma firmasid teada töötajatele, mida neilt oodatakse, et nad saaksid küsida palgatõusu. Ehk siis, kui on mõni naistöötaja, kes on firmale kasulik ja täidab neid tingimusi, mis on kollektiivlepingus kokku lepitud, siis on tal julgem küsida palgatõusu ja enda eest seista. Aitäh. Võtame veel viimase küsimuse täiskogust, loodetavasti sellel teemal. Holland 18. Aitäh, proua president.
et siis klausel I, nagu ma eeldan, et see läheb selle 17. kohta ikkagist, et teie toote probleemiks selle, et naised on ebakindlad ja ei julge siis seda küsida palgatõusu, kõike seda, ning sellepärast me teemegi selle kollektiivlepingut ja kõik selle, aga samuti on ka mehed alad ja kõik see, et kuidas see tegelikult ikkagi nagu probleemi siis parandaks? Võtame veel viimase vastuse komisjonilt. Okei. Kas saaksite palun sõnastada täpsema küsimusena? Aitäh, proua president. Et siis lühidalt kokku võttes, et miks see on probleem, et inimene ei julge endale küsida nagu palka juurde, et need, kes on julgemad, nemad saavadki elus paremini hakkama, et kes on arg, see on arg ja saab vähem palka. Kes komisjonist sooviks vastata? Rootsi. Aitäh, lugupeetud president. Tõepoolest on niimoodi, et nii naised kui mehed on ebakindlad, kuid ometi leiame, et kui see on probleem ja tendents on olla ebakindel just rohkem naistel, mida näitab statistika, siis miks mitte tegeleda sellega, et probleem väheneks, miks mitte tõsta enesekindlust. Siinkohal tooksin välja ka, et naiste vähene enesekindlus on üks peamisi probleeme klaaslae eksisteerimisel. Sellega lõpetame avatud debati. Kui keegi üldkogust soovib esitada antud resolutsioonile vastukõne, siis palun panna ennast sõnavõtu järjekorda. Küsin veel kord, kas keegi täiskogust sooviks esitada vastukõne antud resolutsioonile. Kui jah, siis palun panna ennast sõnavõtu järjekorda, samamoodi nagu oli küsimuste esitamisega. Holland 18. Aitäh, president, lugupeetud üldkogu. Kutsun teid kõiki hääletama sotsiaalkomisjoni resolutsiooni vastu, sellepärast, et ma leian, et antud resolutsioon on niinimetatud uisapäisa tehtud ning tegelikult see ei paranda palgalõhet ning see tekitab üleüldse diskrimineerimist meeste vastu, mis, nagu ma enne välja tõin, on Euroopa Liidu üks põhiväärtustest. Ning siis tulles resolutsiooni klausel 11 juurde, nemad tõid välja, et nad tahavad tuua juhtivatesse positsioonidesse rohkem kõrgharidusega inimesi, seda tehes just parandades ainult naiste rolli ning ma arvan, me kõik saame öelda, et naistel on meie ühiskonnas natuke halvem positsioon, aga see nüüd ei tähenda, et me peame seadusandlikult hakkama nüüd mehi taga kiusama. Ning klausel 11 on ka halb sellepärast, et nad olid nõus iga asjaga, iga klausliga saab tekitada mingi maksupettust ja kõiki pettust saab läbi viia, aga kas siis peab selliseid
halbu klausleid välja andma, mida saab väga lihtsalt petta. Eile küsisin lobi ajal neilt endalt ka, et kes on juhtival positsioonil inimene. Nemad nõustusid, et nõukogu liige on juhtival positsioonil, seega nüüd järele mõeldes, et nõukogu liikmetele põhimõtteliselt palka ei pea maksma ning nõukogus ei ole olemas nagu päris sellist limiiti, et palju sul neid nõukogu liikmeid tohib olla, 20 ikka tohib olla, ütleme siis, et võtame lihtsalt 6 tükki nõukokku ja ütleme, et neid me rohkem ei kuula ja et neid ei kuulataks seal ja lihtsalt nad on seal, et oleks maksusoodustust. Ennem oli maksuvabastus, nüüd tehti maksusoodustus, et näiks, et oleks parem olukord, aga tegelikult paremaks ei tehtud mitte midagi. Klausel 16 parandati paremaks, ega seda ei puutu, aga eile oli samuti meil probleem, ikka veel on probleem klausel 8-ga, et jagame stipendiumi naistele, kes asuvad õppima meeste domineeritud valdkondadesse. Siin tekivad ikkagi küsimused, mis on need meeste valdkonnad ja see, aga praegu tekiks meil olukord, kus naised tahaksid minna õppima IT-sse ja nii edasi valdkondadesse, kus on mehed domineerivaks ainult sellepärast, et saada raha. Nad ei taha minna õppima neid valdkondi, mis neid huvitab ning kas see on see, mida me praegu ootame? Mina ikkagi ootaks, et inimene õpiks ülikoolis seda, mida ta huvitab, mitte seda, kus ta saab rohkem raha. Palun kõne lõpetada. Aitäh. Hääletage siis vastu. Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Rootsi. Aitäh, lugupeetud president. Austatud president ja asepresidendid, lugupeetud komisjoni esimehed, head delegaadid, daamid ja härrad. Kui mainida meeste ja naiste vahelise võrdsuse suurendamist, toob see enamasti kaasa kaitserefleksi ja vastakad arvamused. See on üks suurimatest konfliktidest tänapäeva ühiskonnas, mistõttu on arusaadav, et teemat eelistatakse vältida. Ometi on vaja, et ühiskondlike valukohtade elimineerimiseks rakendataks viimaks meetmeid. Usume komisjoniga, et Euroopa Liidu liikmesriigid on arengult küpsed, et seda teemat süvitsi käsitleda. Selleks, et luua hea pinnas naiste ja meeste vahelise võrdsusele ühiskonnas, peame alustama rohujuure tasandilt. Meie komisjon kutsub seetõttu üles ülikoole, et õpetajaks õppijate hariduses pöörataks tähelepanu soorollide kinnistamise vältimisele. Kui kasvatada nii poisse kui tüdrukuid keskkonnas, kus neid ei suruta stereotüüpsetesse raamidesse, on neil eeldatavasti ka tulevikus vähem negatiivseid hoiakuid vastassugupoole suhtes. Kui aga suunata noori tegema sooliselt mõjutatud haridusvalikuid, ehk valima valdkond, kus on traditsiooniliselt domineerinud nende sugu, viib see sooliselt segregeerunud tööturuni ja valdkonna segregatsioonini. Kuna sektorites, kus domineerivad mehed, ehk näiteks ehitus, infotehnoloogia ja STEM-valdkond, on tavaliselt palgad kõrgemad kui sektorites, kus domineerivad naised, näiteks sotsiaal- ja haridusvaldkond. Mõjutab sooline valdkonna segregatsioon ka soolist palgalõhet. Sellega, et naised läheksid ka valdkondadesse, kus tavaliselt domineerivad mehed, ei võta meestelt ära võimalusi nendes valdkondades teha karjääri ja omandada haridust, kui nad on selleks sama pädevad kui naised. Meie komisjoni arvates ei ole tegu diskrimineerimisega, vaid suurendaks pikas perspektiivis võrdsust mõlema soo vahel. Meie eesmärk ei ole diskrimineerida mehi ega tõsta kõrgemale naisi, vaid luua võrdsust, kuna teadupärast hetkel enamikes valdkondades on mehed eelisseisundis. Siinkohal rõhutan veel kord, et meie komisjon näeb palgalõhet kui kompleksset nähtust, mida ei ole võimalik üheselt defineerida. Palgalõhel on palju mõjutavaid faktoreid, sealhulgas erinev tööstaaž, väiksem koormus või erinevad tööpositsioonid. Küll aga võime väita, et palgalõhe on tingitud klaaslaest, mille eksistentsis on ühiskond rohkem ühel meelel. Klaasläge võib defineerida kui nähtamatut barjääri ja takistusi, mis piiravad naiste jõudmist juhtivpositsioonidele.
Seda põhjustavad mitmed tegurid, sealhulgas mõjukate töösuhete puudumine ja hirm, et kõrgemal positsioonil töötades tuleb luua pere arvelt ohvreid. Üks suurimaid probleeme on mõningate naiste vähene enesekindlus, mis takistab nende edasijõudmist karjääriredelil. Näiteks ei julgeta endale väärlist palka küsida. Selle ja eelnevate probleemide leevendamiseks julgustab meie komisjon toetusvõrgustiku loomist, mis hõlmab muuhulgas mentorlusprogrammi naistele, kes alustavad tööd mitte stereotüüpsetel aladel. Meie komisjon ei toeta kvoodisüsteemi. Leiame, et inimene tuleks võtta tööle kvalifitseerituse alusel, mitte soo põhjal. Kvoodid looks situatsiooni, kus juhtipositsioonil on naised kvoodi täiteks, mitte seetõttu, et nad on oma alale sobivaim inimene. See ei ole adekvaatne lahendus meeste ja naiste vahelise võrdsuse suurendamiseks ja looks veelgi rohkem sugudevahelisi lahkhelisid. Sellegipoolest kutsume üles ettevõtteid väärtustama kõrgharitud naisi ja soovitame tungivalt anda neile platvorm eneseteostuseks nende kvalifikatsioonile vastaval tasemel. Lõpetuseks toonitaksime, et sugudevaheline võrdsus, just võrdsus, mitte kummagi soo domineerimine, ei ole ainult naistele uue lahendada. Käesoleva resolutsiooni eesmärk ei ole suurendada naiste õigusi meeste arvelt, vaid anda naistele võrdne võimalus eneseteostuseks. Usume, et ühiskond ei kaotaks häälte ja arvamuste paljususest, vaid rikastuks ja areneks. Antud resolutsiooni peame sammuks õiges suunas, ent kindlasti on Euroopa Liidul veel palju teha. Tänan kuulamast. Palun hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Resolutsiooni puhul saab hääletada poolt, vastu ja jääda ka erapooletuks. Palun hääletamisel mõelda kõikidele aspektidele, mida komisjoni resolutsioonis oli esindatud, mitte ainult keskenduda pisivigadele. Kaheksateistkümne poolthääle, 39 vastuhääle ja 4 erapooletuga pole see resolutsioon vastu võetud. Järgmiseks kutsuksin ette hariduskomisjoni.